Head Tööandjate Keskliidu liikmed, härra president, head konverentsil osalejad ja esinejad. Tulelohe lend on Eesti Tööandjate Keskliidu jaoks üks aasta olulisemaid sündmuseid. Korra aastas kogunevad ühte ruumi, on see siis füüsiline või virtuaalne, Eesti olulisemate ettevõtete juhid ja omanikud, poliitikud, tippametnikud ja majandusvaldkonna arvamusliidrid. Ikka selleks, et arutada riigi, selle elanike ja majanduse seisukohalt olulisi teemasid. Käesoleva konverentsi ettevalmistus algas juba üle poole aasta tagasi. Valisime konverentsi peateemaks seniseid majandusmudeleid vundamendini raputava rohepöörde. Just seetõttu, et see teema on viimasel paaril aastal lisaks koroonakriisile erinevate osapoolte vahel enim vastakaid reaktsioone esile kutsunud. Pealkiri, kuidas rohepöördel kurvis püsida, sündis enne energia- ja julgeolekukriisi ning loomulikult enne kõiki vapustanud sõda Ukrainas. Kui esmane reaktsioon sõjauudistele oli selline, et kas üldse mingi arutelu peale füüsilise julgeoleku hetkel mõttekas on, siis üsna kiirelt saime aru, et energiajulgeoleku ning sanktsioonide tõttu tekkinud erakordse materjalipuuduse vaates on rohepööre siiski endiselt vägagi aktuaalne teema. Minult on enne tänast konverentsi korduvalt küsitud, et mis ma arvan, kas käesolev Ukraina sõda paneb pausile nii meie kui kogu Euroopa rohepöörde ning minu arvamus on, et tänu sõja tõttu tekkinud jõulisele ja karmile olukorrale jõuame me alles nüüd tegelikult selle tajumiseni, miks ja mil moel see rohepööre ellu viia tuleks. Eesti hoovõtt rohepöördeks on olnud erakordselt pikk ja paraku ka sisutühi. Praktiliselt kuni eelmise aastani, mil Euroopa Liit sundis meid teatud otsuseid langetama, ei olnud Eestis võrreldes meie lähinaabritega Põhjamaadest mingit arusaama, kellele ja milleks see rohepööre vajalik on ning mis veel olulisem, kes mida selle jaoks ära tegema peaks. Selle tunnistuseks on see, et alternatiivenergiaallikaid on endiselt liiga vähe, taaskasutatavaid materjale kasutavad toorainena üksikud tootmisettevõtted ning kogu Eesti sõidab hea meelega fossiilsete mootorkütustega. Vaadates majandust laiemalt, siis ei ole rohepööre ainus, mis Eestis õigel ajal jalgu alla pole saanud. Kuulates vabariigi aastapäeval president Alar Karise kõnet ja selles välja toodud kurba statistikat Eesti noorte vaimse tervise kohta, pani see mind mõtlema, et mis selle olukorra on põhjustanud. Kuigi esmapilgul võiks kõigeks süüdistada koroonapandeemiat, siis tegelikult omab oma mõju ka viimasel 10 aastal Eestis toimunu. Nimelt juba pikemat aega on domineerimas Eestis 2 poliitilist peavoolu. Neist esimene baseerub tõdemusel, et mitte kõigil eestimaalastel pole õnnestunud majanduse kasvust ja sellega kaasnevast heaolust osa saada just nii, nagu võiks. Ja kuigi selline seisukoht on igati mõistetav, siis igatsus aastakümnete, kui mitte isegi aastasadade taguste ühiskonnakorra juurde naasmise järele on arusaamatu. Mil moel tuleks kasuks kaasaegse ja demokraatliku eluviisi asendamine tööstusrevolutsiooni aegse piiratud ja kohati algelise ühiskonnakorraga. Teise poliitilise suuna esindajate elu on kahtlemata läinud paremini. Nad on aastakümneid tegutsenud, näinud vaeva ja selle tulemusena ka kogenud saavutusrõõmu. Nende majanduslik olukord on viimastel aastatel, kui koroonalained ehk välja jätta, olnud stabiilselt hea ning seetõttu soovivad nad seda seisundit ka säilitada. Miks hakata muutma midagi, mis ei vaja muutmist? Kui kõik toimib, miks siis ei võiks nii ka edasi olla? Need 2 oma vaadetelt erinevad, kuid pikas perspektiivis mõjult sarnast mõtteviisi on põhjuseks, miks innovatsiooni, digi- ja rohepööre ei võta jalgu alla ning samal ajal on paljudel noortel ka depressioon. Alustades viimasest, mil moel saab olla vaba ja eluga rahul keskkonnas, kus valdava enamuse elanikkonna ja poliitikute soov on hoolimata kõigest säilitada status quo või veel hullem teha sammud tagasi minevikku. Noortel inimestel on alati kogu eksistents suunatud tulevikku ja seda isegi siis, kui ei ole veel päris selge, milline sul tulevik välja võiks näha.
Nii ei tea tänased noored, mille suunas nad täpselt liiguvad, aga oluline on see, et progress ja edasiminek toimuvad. Mil moel aga hakkama saada siis, kui edasi liikuda ei saa? Seda nii rahvana kui riigina, sest olevik tundub nii kasulik ja minevik nii turvaline. Siis kannatavad nii noored kui ka tegelikult meie kõik, sest maailm meie ümber liigub ja areneb siiski edasi. Meie mahajäämus toob kaasa aga meie riigi ja rahva jaoks rohkelt ootamatuid olukordi ja nendest tulenevaid läbimõtlemata ning hirmutavaid otsuseid. Mõned näited. Koroonakriis tõi välja selle, et mitmed ametkonnad ei ole valmis kriiside juhtimiseks. Puudub nii strateegiline vaade kui ka puhtalt taktikalise korralduse võimekus. Seda seetõttu, et on harjutud nii-öelda menetlema ja tegema seda olukorras, kus tegelik otsustusõigus ja seetõttu ka otsustuskogemus on puudulikud. Kriise ei saa aga juhtida konsensuslikult, sest olulisem kui otsuste absoluutne eksimatus on tegelikult koordineeritud ja eesmärgipärane tegutsemine. Ehk jällegi, vaja on tegutseda, edasi liikuda, mitte mõelda lõputult sellele, et mis aitaks meil seda olukorda olematuks muuta või veel hullem, kuhugi jõuga ära suruda. Teine näide. Digipööre on takerdunud ja seda ehk peamiselt 2 põhjusel. Kuigi riigi digilahendused on Eestile au ja kuulsust toonud, siis paraku ei saa nii kiirelt arenevas valdkonnas loorberitele puhkama jääda, vaid tuleb lisaks uutele ambitsioonikatele plaanidele tegeleda ka olemasoleva kaasajastamisega. Selleks ressursse aga napib ja nii me olemegi silmitsi nii küberjulgeoleku ohtudega kui ka aeguvate ning omavahel mittehakkuvate süsteemidega. Ettevõtjad on digipöörde puhul aga aeglased olnud pigem seetõttu, et visalt kaob ootus maksimeerida oma tulu veel sellelt vanalt ärimudelilt, mis baseerub odaval või siis tegelikult enam mitte nii odaval tööjõul. Miks investeerida seadmetesse ja tarkvarasse, kui sama töö teevad ära inimesed? Mis siis, et Eesti demograafilist olukorda arvestades neid töökäsi juba peaaegu pole kuskilt võtta? Ja nii me kaebleme ja ägame tööjõupuuduse olukorras ning loodame, et juhtuks ime. Ime mõnes mõttes on ka juhtunud, sest Ukraina sõjapõgenike näol loodavad nii mitmedki ettevõtted oma tööjõupuudust leevendada. Kuid hetkel on see sõja eest pagevate inimeste hulk toonud välja Eesti järjekordse nõrkuse. Nimelt puudub meil tegelikult kogemus nii immigrantide massilisel vastuvõtmisel kui ka veel olulisem nende integreerimisel Eesti ühiskonda. Kuna senine elamislubade poliitika praktiliselt eitab muudest kultuuridest ja riikidest Eestisse tööle tulevate inimeste olemasolu, just nii on juhtunud näiteks lühiajaliselt ja renditööjõuna Eestis seni viibinud ukrainlastega, siis pole olnud vajadust ka massiimmigratsiooniga tegelemiseks ja plaanide väljatöötamiseks. Kui elada eituses, siis on kriisi tekkimisel keeruline kõiki senivaid teooria tasemel asju reaalselt rakendada. Neid näited, kus Eesti on mineviku üle romantiseerimisel või oleviku kasumlikkuse maksimeerimisel kaotanud vajaduse tulevikuvisiooni järgi, on tegelikult veelgi. Ja on kahetsusväärne, et meid on sellest samm edasi, samm tagasi olukorrast välja raputamas midagi nii kohutavat kui Putini korraldatud sõda Ukraina rahva vastu. Ja kuigi meie ümber veel ei vihise kuulid ega lenda pommid, siis Eesti ja laiemalt kogu Euroopa majandus on kriisi lävel, mille kõrval koroonakriis tundub tühine. Peale sõjatüli noriva naaberriigi tõttu tekkinud julgeolekuohu on meil korralik energiakriis. Hinnad on kosmilistes kõrgustes ning sellele lisaks pole kindel, et kas ja kuidas end üldse vajalikus mahus varustada nii elektri, gaasi kui naftatoodetega. Meie tööstustel on puudus peaaegu kõigist toorainetest, puidust, metallist, paberist ning poeriiuritel haigutavad kas augud või on hinnatõusu tõttu hinnasiltide vahetamine muutunud igapäevatööks. Meie riiki on saabunud 10 000 sõjapõgenikke, kellel ei jätku elukohti ning kelle ülalpidamise eest peame vähemalt alguses hoolitsema meie kõik. Kuidas siis sellises tohutus elukalliduse tõusus ning sõjaga seotud väljakutsetes toime tulla? Nii kummaline, kui see ka pole, siis sisuliselt samamoodi, nagu seda eeldab rohepöörde tegelik filosoofia.
Käesoleva kriisi üleelamiseks tuleb meil Vene gaasi asendamiseks kasvatada lisaks põlevkivienergiale ka teiste energialiikide osakaalu. On see siis tuule, päikese või tuumaenergia. Nagu vanarahvas ütles, et mune ei tohi panna ühte korvi, siis nii on ka energiaallikatega. Mida laiapõhjalisem valik, seda parem. Looduslike toorainete ja materjalide puuduse tõttu tuleb meil pilgud pöörata ringmajanduse suunas. Paljus selles, mida me oleme juba ära tarbinud, on ohtralt seda, mida saab materjalina uuesti kasutusele võtta. Mõeldes jäätmetest kui materjalipangast, mitte kui prügist, mis tuleks maha matta või ära põletada, saame me järk-järgult muuta end vähem sõltuvaks maavaradest. Selleks, et süsteem aga toimiks, peame ümber hindama nii selle, et millest me midagi toodame, kui ka selle, miks ja mida me tarbime. Mitte Euroopa Liidu ametnikud ei otsusta seda, mida tegelikult, vaid see sõltub tegelikult ikkagi meist endist. Me ei pea jõuga loobuma millestki, kui suudame avatult mõelda, et mil moel ka vanu ja väljakujunenud protsesse muuta ning leida seni kasutamata lahendusi. See tähendab aga, et innovatsioonipööre ei ole midagi sellist, kus korda lähevad vaid erakordsed ja mastaapsed uuendused. Innovatsioonipööre nõuab üldist soovi teha asju nutikamalt, kiiremini, paremini ja jätkusuutlikumalt. Innovatsioon sünnib vaid siis, kui on soov edasi liikuda, mitte seista paigal või loota, et äkki saab isegi ajaratast tagasi keerata. Ukraina sõja tõttu tekkinud kriis on Eestile ja eestimaalastele hea võimalus läbi arutada nii rohepöörde kui ka digi- ja innovatsioonipöörde tegelikud põhjused, vajadused ja ka visioonid tulevikuks. Ning mis peamine, asuda visioonide elluviimiseks ka taktikaliste plaanide elluviimiseks koordineeritult tegutsema, vaadates teemasid hoopis terviklikumalt kui varem. Kokkuvõtteks. Ma olen kindel, et kuigi me võib-olla räägime järgmistel kuudel rohepöördest vähem, siis tegelikult oma tänaseid kriise lahendama asudes me pikemas perspektiivis ikkagi liigume rohepöörde suunas. Seda aga siis ajutiselt, kui loobume radikaalselt ja Eestis ettevalmistamata otsustest, mis seni on kaasa toonud vaid negatiivset tagasiside ja vastuseisu. Ühtlasi loodan ka seda, et see suur emotsionaalne raputus kisub meid lahti sellest tardumusest ja paigal tammumisest ning paneb tegutsema selle nimel, et Eestil oleks kindel tulevik, mis oleks turvalisem, jätkusuutlikum ja avatum kui see Eesti, milles me elasime veel 6 aega tagasi. Me elame pöördelisel ajal ja kõigi meie vastutusel on tagada see, et me pöörame õiges suunas. Näoga tulevikku. Ettevõtjatena on meie kohus olla selles, kui mitte eestvedajad, siis vähemalt esimeste seas. Andku see tänane konverents teile kõigile rohket mõtteainet selles osas, et mida igaüks meist saab juba homme teha teisiti kui varem. Sisutihedat päeva teile!